Kui palju oleks õiglane, et päästjad palga saaksid arvestades selle tööd, kas keskmist või üle selle? No mina arvan, et Eesti päästjad võiksid natukene üle keskmise saada. Praegusel hetkel jääb see tegelikult alla keskmise, mis on minu jaoks täiesti absurdne, sellepärast et mina käin vabatahtliku päästjana ka Lasnamäe komandos tööl ja näen, mida need kutselised päästjad teevad, kuidas nad valmistuvad, kuidas nad õpivad ja millist tööd nad teevad. Et see on kindlasti väga-väga raske ja minu arvates on see naeruväärne palk, mida nad selle töö eest saavad. Kas võib seda nimetada meie julgeolekule ohuks, et nad teevad kõrval tööd pärast pikat vahetust? Ma tegelikult arvan, et julgeolekule väga suurt ohtu ei ole, sellepärast et päästjad on kõik pühendunud oma töösse ja nad teevad oma tööd väga-väga hästi. Küll aga jah, ma ei pea seda õigeks, et nad peavad tööd tegema ka teistes kohtades, sellepärast et kindlasti on neil raske, väga paljud päästjad käivad ka kiirabis näiteks tööl, siis need on seal 24 tundi vahetus, siis nad saavad 24 tundi puhata ja siis peavad kohe minema päästesse 24 tunniks tööle. Aga julgeolekule ohtu ma arvan kindlasti ei ole. Kas oleks vaja rohkem professionaale kui vabatahtlikke, nagu Lätis nagu praegu on? Ma arvan, kindlasti on vaja professionaalseid päästjaid rohkem kui vabatahtlikke. Vabatahtlikud on küll väga tublid, aga nad on ikkagi lisajõud, kes aitavad siis professionaalseid päästjaid. Et ma arvan, et vabatahtlik päästja ja professionaalne päästja ei ole kindlasti võrdsed, et meie pigem oleme siis nendele abistavaks jõuks. Ja kuidas te suhtute sellesse, et valitsus plaanib päästjate palka tõsta? Mina suhtun sellest väga hästi, minu arvates see on üks kõige paremaid otsuseid üldse üle pika aja, mida poliitikud teinud on, et igal juhul loodetavasti see raha leitakse ja päästjatel palka tõstetakse.